I've been thinking a lot about the humanities and the arts. And practically speaking, because I know that artistic types are also entrepreneurial types, they're the same personality types, and so it's very much worthwhile to make an economic and practical case for this sort of thing. You study literature in the humanities so that you can familiarize yourself with the wisdom of our civilization. Man, you should do that because people have been working on this thing for a long time and it's rich beyond comparison, so why wouldn't you do that? And you teach yourself to read, and you teach yourself to speak, and you teach yourself to think, and you teach yourself to communicate. And I can tell you, if you can read and think and communicate, you are absolutely 100% unstoppable. Nagu me äsja kuulsime, on kirja- ja kõneoskus väga olulised. Ja seetõttu hakkab meie kool alates sügissemestrist pakkuma kursusesarja Olulised raamatud. Me kuulsime ka seda, et edukad ettevõtjad on oma vaimulaadilt pigem loomingulised inimesed. Ma ütleksin isegi, et neid on võimalik nimetada majanduskunstnikeks. Igasuguses kunstis on aga äärmiselt oluline tunda teiste kunstnike loomingut. Sest inimesed on samasuguste fundamentaalsete probleemidega rinda pistnud juba aastatuhandeid. Ja nende kogemused on muuhulgas kristalliseerunud ka maailma kirjandusklassikas. Majanduslikus mõttes ei saa olla seetõttu midagi väärtuslikumat, kui õpetada inimesi innustavalt kirjutama ja rääkima. Säärased liidrid suudavad sõnastada olulisi probleeme, välja pakkuda lahendusi ja kutsuda ka teisi nende poole liikuma. Ma olen veendunud, et see on just see, millega me ärikoolis tegelema peaksime. Toomas Manni suurromaani Võlumägi esimene peatükk algab sõnadega. Üks lihtne noormees reisis südasuvel Hamburgist oma kodulinnast Graubündeni kantonisse Davos-Platsi. Ta sõitis sinna 3 nädalaks külla. Noormees, kelle nimi on Hans Castorp, sõidab Šveitsi alpidesse oma tiisikust põdevat tädipoega vaatama. Mann kasutab sealset sanatooriumi esimese maailmasõja eelse Euroopa mikrokosmosena. Hans Castorp leiab eest hermeetilise intriigides lõhestatud maailma, mis imeb ta endasse 7 aastaks. John Woodsi suurepärase ingliskeelse tõlke Tagakaanelt võime lugeda. Võlumäel alistub Hans Eros ahvatlustele ja nakatub ideedesse. Võlumägi on monumentaalne eruditsiooni ja iroonia, erootilise pinge ja intellektuaalse käärimise meistriteos. See on raamat, mis tuksleb elust keset surma. Täna raputavad meie hermeetilist maailma taaskord suured ideed. Kes neist ja nende võimalikest tagajärgedest sotti tahab saada, on oodatud Võlumäele. Me alustame 12. septembril kell 6. Meie esimene kokkusaamine kannab pealkirja Saabumine.